should be doing more than 20, but speaking English just to be sure. But afterwards, the process, it's all good. Real pleasure to be here tonight. To again mark the translation of one of Kim Thuy's books, Canadian Vietnamese Québécois author who's made a real mark in Canadian literature. Her life and her stories really do reflect the Canadian experience, from conflict to refugee to integrating into a new society and learning a new language with herself, with their parents, with their siblings, and with the community. Between 1979 and 1980, Canada welcomed over 60,000 Vietnamese refugees, or boat people as we call them, which is important for Canada because it began a tradition of sponsorship of refugees that continues to this day. And the Vietnamese actually today, who were received as refugees back in the 70s and 80s, are now sponsoring refugees from Ukraine, Syria. So it's very much just from their experiences they are paying it forward. And this has formed a very important part of Canada's contemporary culture. And as we see, so her writings, whether it's the award-winning novel Rue, or continuing with M, she gives a real voice to the diaspora experience, and one that's shared across diasporas in Canada. Her international literature journey is important, and Estonia has been a key part of that. Rue was translated into Estonian in 2014. Published in Romingu, Matuki, and Kim Thuy visited Estonia in 2019 before I was here. So I'm actually very upset because I missed her visit, because I think it would have been a wonderful experience. Her literary titles were reviewed in 2024, and we had a great opportunity to screen the film adaptation of Rue last year in Tallinn, together with the French Institute. Tonight's conversation would not be possible without those who build these bridges. We are grateful to Trini Tam, translator of Rue and M, to Matti Kalta for insights into Asian culture and history, and to our moderator, Lene Tendelman of Lava Lama. Finally, a sincere thanks to Lava Lama for hosting this event and for the refreshments. We started with some Canadian wine. We'll get in Estonia, so please enjoy now and afterwards. And thank you again for all coming here this evening and looking forward to this session. Thank you. Tere õhtust. Viisakas oleks olnud muidugi ka suursaalikule mikrofon anda, aga läks nii nagu tavaliselt. Mul on väga hea meel tervitada teid sellel üritusel ka sellepärast, et Kaplast on saanud omal moel vabaduse majakas võib-olla tänases maailmas, kus nad on vastu võtnud põgenikke teise maailmasõja, põgenikke Aasiast, kõikvõimalikke põgenikke, ja nüüd tuleb neid põgenikke veel täiesti uutest kohtadest, mida enne ei kujutanud ettegi. Aga mõtlesin, et ma alguses räägin Triinu Tammega natukene kirjandusest ja Kim Thuyst, ja siis võib-olla räägime Vietnami sõjast, mida vietnamlased ise Vietnami sõjaks ei nimeta, Marti Kaldaga. Aga Kanada kirjandusest rääkides, see on nüüd kakskeelsele riigile kohaselt kaks keelt, ehk siis ingliskeelne Kanada kirjandus ja prantsuskeelne Kanada kirjandus. Ja kui me ingliskeelset Kanada kirjandust tegelikult endalegi üllatuseks teame päris hästi, Margaret Atwood, viimasel ajal Emily St. John Mandel, siis popkirjandusest või siis
populaarsest kirjandusest Nina Proos, tema Teeni Anna, siis prantsuskeelsest kirjandusest me tegelikult teame ikkagi suhteliselt vähe. Ja mul on selline tunne või selline mulje on jäänud, et Triinu Tamm on meil selline Kanada kirjanduse esindaja Eestis. Tema leiab alati neid väga huvitavaid raamatuid Kanadast. Et ma küsingi esimese küsimuse, kui suur roll on nüüd Prantsusmaal prantsuskeelse Kanada kirjanduse toomisel Euroopasse? Töötab. Prantsusmaa ja no vot, kui me räägime sellest prantsusekeelsest Kanada kirjandusest, siis see ongi Quebec, ja sellega on selline huvitav lugu, et kuigi nad seal Quebecis ju siis kirjutavad prantsuse keeles, avaldavad prantsuse keeles, seal on suur ja elav prantsuskeelne kirjanduselu, siis selleks, et Prantsusmaal läbi lüüa, peab see autor ikkagi avaldama ennast Prantsusmaa kirjastuses. Sama juhtus ka näiteks Kim Tuiga, et tegelikult kuidagi ikkagi laia maailma murdis ta siis, kui teda avaldas prantsuse kirjastus ja siis ta sai ka preemiaid, oli neid saanud küll juba ka Kanadas, aga siis sai veel Prantsusmaal takkaotsa ja siis kuidagi tuli see suurem tuntus talle. Vot nüüd on, et mina ja spetsialist, muidugi see on see tore Eesti asi, nii ruttu saab spetsialistiks. Et ma olen paar raamatut sealt tõesti tõlkinud ja mõnes mõttes need kõik väga erineva taustaga, et lisaks Kim Tuile siis, kes on Vietnami päritolu, on siin meil Nancy Houston, kes on tegelikult hoopiski ingliskeelsest Kanadast, aga noore neiuna läks Pariisi õppima ja siis otsustas ühel hetkel hakata kirjutama prantsuse keeles. Nii et temast sai siis nagu prantsuse kirjanik ja seetõttu siis õnnestus minul teda tõlkida. Ja siis kolmas autor sealt, keda ma olen tõlkinud, on Gaëtan Soucy ja tema on nüüd tõesti siis selline Quebec, Kanada, nagu päris maalane Quebecist. Et sellised väga erinevad näited tõesti. Ja võib-olla selle raamatu kohta ma lihtsalt hästi ruttu reklaamiminut, et praegu on Keller teatris etendus tehtud selle romaani järgi. Kersti Heinla on lavastanud sellises Keller teatrilikus, veidi sellises õudusteatrilikus võtmes, aga selline huvitav lähenemine. Ja reklaamiminut võib teha küll, oled sa näinud seda etendust juba? Ja ma nägin seda etendust, aga sellega on niimoodi, et minu meelest väga hästi on kuidagi tabatud ära see meeleolu ja need tegelased ja kuidagi see liikumine on hästi huvitavalt seal lahendatud. Aga samas ma pean ütlema, et ma käisin seda koos vaatamas ühe inimesega, kes ei olnud raamatut lugenud ja siis tema ikkagi ütles, et ikkagi see süžeeliin jäi natukene häguseks. Sest kes on seda raamatut lugenud, teab, et see ongi kuidagi hästi nagu põnevuse peale üles ehitatud, aga ehitatud ikkagi selle põnevuse peale, mis hakkab nagu lugeja peast toimuma. Et laval ikkagi on nii palju asju, mis tuleb kohe kuidagi nagu ära näidata ja siis seda põnevust enam pole. Aga tundus, et seal publik ümberringi ikkagi just seda natuke seda põnevuse momenti nautis. Suitsu tuli ja hirmsad hääled ja... Ma lugesin seda kunagi väga ammu siis, kui sa selle raamatu tõlkisid. Liiga täpselt ei mäleta, aga see on see kirjanduse võlg, et kõike ei saagi lava peale panna. Et väga palju sellest tekstist jääb ikkagi siia ridade vahele ka. Ja siis seda raamatut nüüd erinevalt sellest, seda raamatut saate veel ka poeriigilist osta. Et kindlasti soovitan. Aga liigume siis natuke teemale lähemale. Ühe sammukese näitan teile veel ühte museaali väärtust raamatut. See on ka Kanada kirjanik Madeleine Tien. Ta on pärit Malaisiast, Hiina juurtega. Ta kirjutab oma raamatus Kambodža sõjast ja siis Kambodžast põgenenud inimeste eludest. Tema käis Eestis Headread festivalil, millal loetamatu, aga umbes 10 aastat tagasi. See on ka nüüd üks
üks sellest emigrandi lugudest. Seda oskavad tegelikult jutustada ju ainult emigrandid. Mis tunne see on, et sa oled, nagu sa järelsõnas ruule kirjutasid, et võõras mõlemale poolele. Et sa justkui oled, sinu juured on läbi lõigatud, aga teisel pool ei aktsepteerita neid sinu peaaegu juurdunud juuri, et sa oledki võõras. Kuidas Kim Tui oma raamatus sinu arvates seda edasi annab? See on selline huvitav positsioon tõesti siin elus, mis tekib inimestel, kes on siis just nimelt sunnitud ka oma maalt lahkuma. Aga võib-olla siis on ka niimoodi, et see on just väga hea eeldus saada kirjanikuks, sellepärast et siis tekib sul korraga võrdlusmoment, siis tekib sul ka tegelikult selline päris suur küsimärk üldse nagu oma elu kohta. Kõik ei ole enam korraga enesest mõistetav. Sa pead hakkama uuel maal alustama täiesti otsast peale, eriti kui sa näiteks tuleb Vietnamist ja satud Granby nimelisse väiksesse Quebeci linnakesse Kanadas. Kim Tui on seda väga värvikalt kirjeldanud, kuidas see esimene kohtumine Kanadaga aset leidis, et kuidas nad siin lennuk sinna lumehangede vahele maandus just nimelt pärast seda, kui nad olid veetnud mitu kuud Malaisia põgenikeraagris. Kuidas kõik oli lihtsalt täiesti teistmoodi ja kuidas nad prantsuse keelt ei osanud mitte ühtegi sõna, nii et ta siis 10-aastasena pidi hakkama mõnes mõttes nagu otsast peale õppima keelt, õppima see rääkima, kirjutama, uutes oludes hakkama saama. Ja noh, tema raamatute sisuks nüüd tõesti ongi just nimelt need Vietnami inimesed, siis kas nende elu Vietnamis või siis pärast seda, kui nad on emigreerunud teisele maale. Nii et noh, tema jaoks need kaks on tõesti nagu väga tihedalt läbi põimunud. Kirjutuslaad on sellised väikesed pursatused, emotsioonipursked. Mõni on pikem, mõni on 3-realine. Mingil määral tema mõtisklused oma elus peamiselt. Ta kirjutab mõned teised lood, põimib sinna sisse, aga tema kirjutus ja mõttelaad sarnaneb mulle väga Tõnu Õnnevaluga, kes ka mõtiskleb lehekülgedel, et kui väga, kas see tuli sulle nüüd üllatusena, kui ma ütlen Tõnu Õnnevalu, kes muidugi tema mõttekäigud on palju pikemad, aga et ta mõtisklebki kogu aeg seda, mis tema sees toimub, paneb seda paberile, elab seda paberil välja. Ja selline isiklik lähenemine kindlasti neid ühendab, et kas need on Kim Tui enda lood või on need teiste lood, selle kohta ta ise väidab, et tema enda elu ei ole sugugi nii huvitav, et sellest raamatut kirjutada, et selle saaks 3 leheküljel kokku võtta ja olekski kõik, et tema soov on ikkagi koguda ja edasi anda, noh, mõttes siis, kui suurelt öelda, terve oma rahva lugusid. Ja ta on tõesti väga selline lugude ja inimeste inimene ja ma kujutan ette, kuidas ta käibki ringi ja kuulabki neid lugusid ja siis ta oma raamatutes ikkagi sünteesib nendest kokku. Ja kindlasti on siin oma eluloolisi seiku ja selles Ruu-raamatus rohkem. Aga Emmis tegelikult peaaegu et mitte, vaid et ikkagi jah, nagu mingisugust suuremat kogemust ta filtreerib. Aga see fragmentaarsus on tema puhul tõesti huvitav. Võib-olla jälle niimoodi tagantjärele targana võib siin näha seda, et ta ei ole kunagi ise õppinud kirjandust. Ta alguses arvas, et temast saab tõlk, ta käis tõlkide koolis, siis ta arvas, et temast saab advokaat ja need õpingud ta ka lõpetas. Aga siis see kuidagi ikkagi talle nii hästi ei istunud, ta hakkas hoopis pidama Vietnami restorani. Kuni siis ühel hetkel üks sõber oli talle kinkinud ühe märkmiku, kuhu ta siis kirjutas üles neid poe nimekirja, mida ta peab poest ostma sinna oma restorani. Ja siis ta kirjeldab seda ise nii, et ühel hetkel ta keeras selle märkmiku teistpidi ja hakkas teisest otsast kirjutama siis seda Ruu-lugu. Et kuidagi see kõik oli tema sees ikkagi nagu küpsenud, tahtis välja saada.
ja kui tema esimene raamat Ruu ilmus, siis ta oli juba 40-aastane. Nii et ta ei ole nagu see inimene, kes on kuidagi tahtnud väiksest peale nagu kirjanikuks saada või kelle elukäik oleks kuidagi teda viinud sinna, et see oleks lihtsalt selline nagu loomulik või paratamatu asi, et temast saab kirjanik. Pigem oli oleks võinud nii, enamikus nendest inimestest ju ei saagi ka kirjanikku, kes seal tema ümber näiteks olid ja tema perekond ja niimoodi, kuigi kogemus oli sarnane, aga temal siiski oli see mingisugune lugude jutustamise tahtmine. Aga vaat, et kuna ta ei ole kunagi seda nii-öelda otse õppinud ja kirjutamiskursustel käinud, siis mõnes mõttes need raamatud ongi nagu, see stiil ongi päris omapärane, et nad ongi fragmendid, nad on tõesti, nagu sa ütlesid, sellised väikesed purtsatused. Siin on palju emotsioone, siin on selliseid paistinguid, ta hästi palju kirjeldab ka igasuguseid värve ja lõhnasid. Ja mis on minu meelest veel hästi huvitav, et kuigi siis erinevalt näiteks Õnnepalust, sõnu on tal kordades vähem, aga kuidagi on nende sõnade tihedus on selline, et nad hoopiski käivitavad jälle selle lugeja fantaasia. Ja ta ka hästi palju, isegi lausa otsesõnu näiteks Emmis kutsub üles, et kujutleme koos midagi, kujutleme koos, mis värvi on see sinine taevas. Kas vesi kaevus oli külm või oli ta väga-väga külm. Et kuidagi selle emotsiooni, mis ta siia sisse paneb, selle ta siis äratab ka nagu justkui üles lugejas ja võib-olla see ongi tõepoolest vahel ka natuke isegi nagu kaootiline. Ja näiteks, et tema tõlkimise juures see ongi huvitav ja põnev ja natuke keeruline ka, et tema üleminekud ja hüpped on vahest üsna ootamatud. Et ta ei järgi sellist klassikalist romaani traditsiooni, mis ei ole ka sugugi üllatav tema tausta arvestades. Võib-olla see on õnnistus, et ta ei olnud õppinud kirjutama, et see värskus oligi värske, oligi uudne ja mõjuski õigesti. Et kui keegi oleks teda õpetanud, kuidas liiatsid käes hoida ja kuidas sellega kirjutada, siis võib-olla ei olekski temast saanud seda kirjanikku, kes ta on täna. Ja võib-olla ta ei olekski sealt Kanadast laia maailma jõudnud. Aga tema pealkirjad, need on ikkagi eesti keeles ikkagi harjumuspäratud Ruu, Mann, et fantaasiast ta puudu ei jää, sellest seda me teame, aga need pealkirjad on väga lühikesed, aga need tegelikult vietnamikeelsed sõnad, ja need ei ole sugugi juhuslikud tähtede kombinatsioonideks, et mis sa siin selles järelsõnas väga kenasti võtad viimasel leheküljel kokku, viimases lõigus kokku selle, mida need sõnad tähendavad. Elmi selleks hetkeks ilmunud ei olnud veel, et seda sõna sa sinna järelsõnasse selgitama minna ei saanud, aga Ruu on ellu jäänu, siis on ta üks prantsuskeelne raamat Artois, mida ta kirjutas koos kellegagi, nimega Pascal Janoniak. Oletame, et seda hääldatakse nii. Ehk siis sulle Mann on armastus ja M siis väike õde või väike vend või siis prantsusekeelse sõna aimé ehk armastama. Et see on ka omaette tegelikult filosoofia leida nendele raamatutele, need pealkirjad, mis tähendavad nii palju asju. Need pealkirjad ta otsib jah tõesti meelega selle järgi, et see sõna ikkagi ka prantsuse keeles justkui midagi tähendaks. Hüü oleks see siis prantsuse keeles, mida meie ise ma ka ütlen Ruu selle kohta. Ja kuidas vietnami keeles on võib-olla seda teab Marti, Hälli laul peaks olema. Ma jään sulle vastuse võrgu, vietnami keeles on 8 tooni. Nii et iga silpi on võimalik hääldada 8 erineval moel. Et kui sa nüüd täpsustaksid seda tooni, siis me võiksime seda arutelu jätkata. Ja ütleme niimoodi, et vietnami keel on selles mõttes hästi keeruline keel, et kui on 8 tooni, kirjutatakse küll ladina tähestikus, aga siin on see erimärgid juurde, siis jah, kui sa, minul ei ole täiuslikku muusikalist kuulmist, et kui sa näiteks silpi maa hääldad valesti, siis sa ütled emale, et ta on eesel. Et seesama silp võib tähendada nii ema kui eeslit erineva hääldusega.
et selle Ruuga on ilmselt täpselt samamoodi. Vot üks nendest 8 siis on hällilaul vietnami keeles, aga et prantsuse keeles on see siis üks vana prantsusekeelne sõna, kui ma mäletan õigesti, see oli siis nagu väike oja või allikas, aga seda ka prantslased, ma arvan, et tegelikult igapäevaselt ei tea. Ja M, et siis nagu Rene ütles, et väike õde või vend vietnami keeles või ka siis näiteks naine paari suhtes, aga prantsuse keeles ta lihtsalt kõlab nagu tegusõna jah, armastama, aga mitte lihtsalt armastama, vaid käskivast kõnelist armasta, M. Nii et ja see armastus muidugi on läbi teema selles raamatus. Mina lugesin seda et ei teagi nüüd. Ma jään selle enda juurde, selle Ruu juurde, eks, et see eesti keel seal kõlab paremini võib-olla. Ja jäin uskuma, et ta räägibki see endast, aga tegelikult ta ütleb, ja sina ütled siin järelsõnas ka, et ta põimib sellesse loosse väga palju teiste inimeste lugusid, et siin, kas sina nüüd tead, kas ta oli pärit rikkast perest, kes pidi minema advokaadiks õppima ja kelle vanemad pidid siis kõrgklassi esindajatena minema Kanadas koristajatena tööle, et kas need lood vastavad tõele. Ma toon siia samasse kiiresti sellise toreda paralleeli meie endi rahvaga, kelle intellektuaalid läksid ka Rootsi, Saksamaale, Austraaliasse, Ameerikasse ja Kanadasse alguses tööle ikkagi väga madalatele ametikohtadele. Et kas see, mis ta siin kirjutab enda ja oma perekonna kohta, kas see on tema või see on jälle kombinatsioon paljudest lugudest? See paljuski on tema enda perekonnalugu, et seda ta on rääkinud ka nendes intervjuudes, kus ta peab oma elust rääkima. Et laias laastus tõesti see nii oli, et tema perekond oli väga jõukas, väga haritud. Ja kui siis tuli sealt põhja poolt Nõukogude tankide saatel, eks ole, ühesõnaga Põhja-Vietnam vallutas Lõuna-Vietnami, siis tema perekond muidugi oli väga tagakiusatud, et nad ei saanud enam ameteid pidada, nendel varad võeti ära ja siis nad nendes tingimustes ikkagi mõned aastad seal veel elasid, kuni siis 1979 põgenes tema pere. Siis oligi muidugi see kõige suuremad need paadipõgenike lained sellel ajal, eks ole, olidki. Ja niimoodi siis 10-aastasena sattuski ta siis paadipõgenikuna kõigepealt Malaisias ja siis sealt edasi Quebeci. Aga Kim Tui, nagu ka suursaadik ütles, käis tõesti Eestis. Mina siis olin kusagil mitte Eestis, nii et me ka kahjuks ei kohtunud. Kohtusime üks teine kord hoopiski Brüsselis, aga siis tema sattus tohutu vaimustusse sellest, et kuidagi ta leidis mingi paralleeli, et see paadipõgenikud, et meie just seesama, mis sa ütlesidki, et eestlased pidid ka uuel maal alustama uut elu ja hoopis teistes tingimustes ja et nad sageli põgenesid ka paadiga. See temast tekitas suurt elevust ja kuidagi mingisugust sellist mitte kaastunnet, aga mingisugust osadust Eesti rahvaga. Mingit leidmist, et me ei ole ainsad selles ilmas. Aga Martin, see Vietnami sõda, mida vietnamlased nimetavad Ameerika sõjaks ja mida meie oleme harjunud pidama tänu Hollywoodile punaste sõjaks. Et selle juured tegelikult on ju 20. sajandi alguses, siis kui need prantslased seal Indo-Hiinas oma kautšuki järele läksid, et tegelikult need konfliktid, mis pärast teist maailmasõda, kui Euroopa ja läänemaailm hakkas nagu natukene rahunema, siis Aasias puhkesid just kõige suuremad konfliktid. Et kas need põhjused, mis Vietnami sõja sütitasid seal Indo-Hiina sõjad, kas need on seal kogu selle siis piirkonna jaoks 20. sajandi algus või on ikkagi teise maailmasõja ja Jaapani imperiumi järgne? No mina ütleks niimoodi, et kui sa nüüd küsid, et mis siis nagu konkreetselt käivitas selle Vietnami sõja või õieti, siis ajaloolased ei räägi tänapäeval Vietnami sõjast, räägitakse Indo-Hiina sõdadest ja neid on 3 tükki.
et esimene sõda on see, mida Põhja-Vietnamis peeti prantslaste vastu 1945–54, mis lõppes siis vaherahuga ja Vietnami jagamisega, kus põhjas tekkis siis sotsialistlik kommunistlik riik ja lõunas tekkis siis selline lääne toetatud nukuvalitsus, kus ju veel viimast keisrit hoiti alguses riigi peale. Teine sõda oli siis see, mida peeti lõunas, mida siis põhi toetas, aga tegelikult sõdisid ikkagi lõunainimesed Vietcongi sisside näol. Jah, see põhja Viet Minh oli see vägi, kes põhjas sõdis toetas selle Ho Chi Minhi raja kaudu, mistõttu ta levis ka Laosesse ja Kambodžasse. See siis algas seal vahetult pärast seda jagamist 1945 ja lõppes siis nii nagu Vietnam ütleb, Vietnami taasühendamisega. Sellega 75. aastal. Samal aastal ka punakveerid tulid võimule Kambodžas ja Laoses täpselt samamoodi kaotati kuningriik ja tulid võimule kommunistid Pathet Lao nimelised. Aga kolmas sõda oli tegelikult veel. Ja see oli see, kui Vietnam ründas Kambodžat selleks, et hävitada punakmeeride režiim, mis muutus ühel hetkel täiesti väljakannatamatult jubedaks. Ja samal ajal ründas selja tagant Vietnami Hiina 1979. aastal. See on ka 79. aasta paadipõgenike puhul väga oluline, et kuivõrd enamus sellest rünnakust Kambodžale pandi toime just nimelt Lõuna-Vietnamist. See toimus nagu selline uus sõjaks valmistumine, et see kindlasti lükkas need 2 miljonit, vähemalt 2 miljonit, me täpselt ei tea, võib-olla isegi 2,5 miljonit inimest siis paatidega põgenema. Malaisia oli üks suund, teine suund oli Hong Kong, eks ole, üks ühel pool, teine teisel pool. Et sealt kaudu nad siis maailma jõudsid. Kui sa nüüd küsid, et kui palju see nagu Prantsuse koloniaalvõim seal nagu aluseks oli, siis Prantsuse koloniaalvõim tegelikult Indo-Hiinas käsitles neid regioone, mis seal on väga erinevad. Prantslaste sissetung algas 19. sajandi keskel 1860-ndatel põhjendusega, et Vietnami keisrid kiusavad taga kristlasi, täpsemalt katoliiklasi. See oli tegelikult ettekääne, eks ole, Napoleon III oli lihtsalt vaja ühte sellist kolooniat. Kõigil ülejäänud riikidel olid suured kolooniad, inglastel olid kõige rohkem, Aasias ka, aga prantslased, siis kunagi revolutsiooni eel neil olid olnud mõned kolooniad, aga nad olid nendest ilma jäänud ja Napoleon III nüüd siis lahendas seda probleemi, et prantslastel peaksid ka olema suured kolooniad ja siis toimus need Aafrika äravõtmine, Aafrika alade ja siis Indo-Hiina vallutamine. Ettekääne oli see kristlaste tagakiusamine. Ja mis siis tehti, oli see, et Vietnamis juhtus niimoodi, et see Põhja- ja Kesk-Vietnam jäeti endiselt keisririigiks. See muutus Prantsusmaa vabariigi protektoraadiks. Ehk siis, kuidas ma seletan sulle, Vietnami keisrivõim ise haldas alasid, kogus makse ja kõike muud. Prantslased olid seal kohal ainult kõige kõrgematel tasanditel. Hanoisse rajati resident superieur, ülemresidendi amet, temale allusid residendid nendes kohtades. Keiser elas tegelikult hoopis 6 teises linnas. Pealinn oli Kesk-Vietnamis. Aga Lõuna-Vietnam võeti ära siis ja seda hallati otse. Seal olid siis reaalselt Prantsuse ametnikud, Prantsuse istanduse omanikud, maad jagati prantslastele, prantslasi eelistati, sinna tulid sisse Prantsuse pangad, Prantsuse firmad. See oli koloonia. See on see piirkond, mida nimetatakse tegelikult, kohalikud nimetavad Kuuchin Hiinaks. Ta on ka ajaloos olnud tegelikult Põhja-Vietnamist täiesti erinev. Et tänapäeval räägitakse küll nagu ühtsest Vietnamist, aga tegelikult see vietrahvas, see, kes siis Vietnami nagu domineerib, see on pärit põhjast. See on tegelikult lõunahiinlaste seast välja kasvanud. Lõuna-Vietnamis enamus inimesi olid khmeerid tegelikult, tänapäeval on nad vietnamiseeritud. Aga nad on etniliselt tegelikult, kui nende DNA-d uurida, tegelikult Kambodža elanikiga palju rohkem suhtluses. Ja siis lisaks muidugi, kuivõrd oli Indo-Hiina unioon, eks ole, mida siis sealt Hanoist juhiti, siis prantslastele allus protektoraadina ka Kambodža kuningriik, Khmeeri kuningriik
mis muutus suuremaks, sest Tai käest saadi osad alad tagasi. Eelkõige kõige tähtsamana see provints, kus asub Angkor Wat. Muidu me käiksime Angkor Wati vaatamas Tais, aga me käime seda Kambodžas just nimelt sellepärast, et prantslased nõudsid selle khmeeride kasustatud ala Tai käest välja. Ja lisaks sellele Laos, kus algselt oli 4 vürstiriiki. Aga 1905. aastal prantslased valisid ühe vürsti välja, mis neile kõige rohkem meeldis ja nimetasid selle Laose kuningaks. Ja juhuslikult oli see Luang Prabangi vürst. Et noh, ka see Laose loomine tegelikult, muidu oleks seal 4 riiki, on prantslaste teene. Üldse kolonialistide teene on, ilma kolonialistita meil ei oleks tõenäoliselt ühtset Indiat ja ühtset Indoneesiat, vastavalt siis inglased ja hollandlased. Sest see, mis nagu ühendab selle, kõik andsid tegelikult kolonialistid. Et noh, prantslased olid kolonistidena kõige vihatumad Aasias. Kõikidest, portugallastest, hollandlastest, Hispaania, Filipiinidel, ameeriklased, prantslased kohe kindlalt on kõige rohkem vihatud. Mis tähendab seda, et nagu prantsuskeelsest kultuurist Indo-Hiinas on hästi vähe järgi jäänud. Et valdavalt on sinna järgi jäänud see, mida kaevandatakse, mis on fosfaadid ja mida kasvatatakse. Et Kambodžas kardemon ja pipar ja Vietnamis kohv ja kautšuk. Ja paljud ei tea, aga Vietnam on maailma teiseks suurim kohvitoot, Brasiilia järel. Ja siin me jõuame tagasi see, te rääkisite hästi palju sellest raamatust, aga minu meelest te ei öelnud nagu seda kõige põhilisemat asja, mis selle teksti puhul nagu minu meelest huvitav on. See on tegelikult ka huvitav Vietnami enda kultuuri puhul. Ma alustan sellest Vietnami osast. Vaadake, kui te lähete Vietnami ja kõige tavalisem söök on nuudlisupp, põhimõtteliselt on Hiina toit. On ta siis kanalihaga, on ta siis loomalihaga, või on ta siis tofutükkidega, aga ta on nuudlisupp, põhimõtteliselt Hiina toit. Ja sinna kõrvale süüakse, teate, sellist poolikut bagetti, kui on midagi vahele topitud. See on prantsuse toit. Ja sinna kõrvale juuakse kohvi, mida kasvatama õpetasid neile prantslased. Aga kui te spetsiaalselt ei rõhuta, siis see Vietnami kohv oma suurepärase filtriga, mis tilmub ainult teie kohvitassi, tuleb automaatselt koos 3. mõjutajaga, kondenspiimaga, või te õpetasid tarvitama loomulikult Nõukogude sõjaväelised nõunikud Vietnami sõja ajal. Et see Hiina, Prantsusmaa ja Nõukogude liit kohtuvad Vietnami köögis. Samamoodi selles tekstis, see on selline huvitav piiripealne tekst. Et inimene Vietnamist läks Malaisia kaudu Kanadasse ja kirjutab prantsuse keeles. Et noh, Vietnamis endas on ka tegelikult need kultuurid, see ei ole selline puhas kultuur. Et nad on ise ka sellest nüüd õnneks aru saanud. Ja see ei ole selline välja mõeldud nii-öelda, et rahvaste sõprus või kõik muud, vaid nad on ka päriselt aru saanud, et nende kultuur koosneb sellistest kildudest, mis erinevad rahvad on neile andnud. Ja et nad ei ole, et jah, hetkel on see Vietnami keel, on see kõige põhilisem, aga tegelikult on väga paljud teised erinevad rahvad, mis räägivad hoopis teiste keelkondade keeli ja kõiki muid. Mida kummalisel kombel ei ole, on see prantsuse keel. Et jah, kuskilt võib leida veel vana tänava sildi, kus on kirjutatud, mis Rue Pasteur on näiteks Hanois olemas. Ja need sildid on muuseas vanast ajast endiselt olemas. Ja seal on, ja kaardi pealt võib leida Eiffelli silla. Sest seesama kuulus Eiffel, kes ehitas selle torni, on ehitanud Hanoisse silla, mis näeb täpselt samasugune välja nagu Eiffelli torn. Mitte seda pidi, jah. Mitte vertikaalis, vaid horizontaalis. Et mingisugused sellised asju võib leida, aga näiteks prantsuse keeles ei ole võimalik Vietnamis ega ka Kambodžas ega Laoses tegelikult enam rääkida. Ma saan aru, et ei ole ka eriti mõtet, et muidu võiks kolakad saada lugeda. Ma olen üritanud, ma olen täitsa ellu jäänud, aga lihtsalt keegi ei oska enam. Siin üks ütlemata omapärane raamat, siin üks pealkirjaga Prantsusmaa ja siin ta toob välja neid sõnu, mis on pärit prantsuse keelest.
jõudnud vietnami keel, siin on või, kook ja nii edasi, kreem. See prantsusekeelse kultuuris on sees küll, eks nii nagu eesti keeles on saksa keel ja rootsi keel alles jäänud, et see Vietnam midagi ta ju võtab, et see inimkond tegelikult ju võtab seda, mis talle meeldib ja unustab selle, mis talle ei meeldi. Kui Vietnamis ringi sõita, siis on igal pool tee ääres näha vietnamikeelseid sõnad, hästi palju on, see jääb kohe autogarage, see on auto remonditöökoda. Mõlemad sõnad pärit prantsuse keele tähendusel. Kautšuki sa mainisid ka siin raamatu alguses, Kim Tui räägib ka, see raamat on, kui te nüüd loete seda raamatut, kui palju on lugenud? No, väga tore, jumalik publik. Siin on peatükid, kui te olete tähele pannud erinevat moodi kirjutada, ühed on trükitähtedega, teised on suurte tähtedega ja nende suurte tähtedega ütlete siis mingisuguseid selliseid asju, mis tema loosse ei puutu otseselt, aga mis kaude omavad olulist rolli ja üks nendest on kautšuk ja üks nendest on kuli ja nii edasi ja siis on tegelased, on nende väikeste lookeste pealkirjad ja üks nendest ma oleks saanud, kes on just nimelt üks nendest vihatud prantslastest. Aga räägiks sellest sõjast veel, tegelikult selle sõjaga on see lugu, et ükskõik kuidas me seda nimetame, meie eestlased sellest eriti palju ei tea. Ja eriti hästi ka aru ei saa, et kes kust alustas ja kes on süüdi, eks. Et see eeskujuline, tore eeskujuline maa, ma ei tea, mis põli sellega pärast maailmasõda oli, et kõiki tehti pooleks, eks. Et Korea tehti pooleks, Vietnam tehti pooleks, Saksamaa tehti pooleks. Kunagi taheti Hiina ka pooleks teha muide. No oleks väiksem, kergemini võibolla haaratav see Hiina sellisel juhul olnud, aga nii ei läinud. Miks pärast see Vietnam pärast seda pooleks tehti? No täpselt selle pärast, et liitlased ei suutnud ära otsustada, et kes siis nagu okupeerib. Et Põhja-Vietnami, kui Prantsusmaa oli olnud ise okupeeritud ja üldse see Prantsuse nagu see sõjaaegne muutus kolooniates oli väga huvitav, sellepärast et kõigepealt tulid ju, eks ole, kui natsid tulid Prantsusmaale, siis 2/3 Prantsusmaast oli küll otse okupeeritud, aga 1/3 ikkagi oli Vichy režiim. Need koloniaalametnikud allusid Vichy režiimile ja said käsu Vichy režiimi poolt. No Põhja-Aafrikas me teame, et said käsu töötada koos natsidega, aga Indohiinas said käsu töötada koos jaapanlastega. Ja jaapanlased reaalselt okupeerisid Indohiina alles 1944. aastal. Ehk siis päris sõjavägi tuli sisse. Varem tegid selle töö ära lihtsalt need kohalikud koloniaalprantslased. Lihtsalt kogu need ressursid ei läinud mitte Prantsusmaale, vaid ressursid läksid Jaapanisse. Selle ainsa vahe. Nüüd ühel hetkel, kui sõda lõppes, siis prantslastel ei olnud piisavalt vägesid, et okupeerida liitlastena, võitlejatena, okupeerida võidetud maid. Ja seetõttu Vietnam jagati, Põhja-Vietnami haldas Kuomintang, ehk siis Hiina natsionalistlik partei, see Chiang Kai-sheki oma, selleks Taiwanile põgenesigi. Ja lõunaosa siis okupeerisid alguses siis inglased nende asemel, kui inglased olid Aasias kohal olemas. Ja alles hiljem loovutati see prantslastele. Ja eks seal oli ka oma see nipp, et jaapanlased ennem kui nad alla andsid kõikides nendes Aasia piirkondades, paljud ei tea seda, aga täiesti teadlikult panid kõikidele koloniaalvõimudele nii-öelda vaikse pommi alla. Nad lubasid nendel kohalikel iseseisvusvõitlejatel, Vietnamis siis Ho Chi Minhi seltskonnal, aga näiteks Indoneesias Sukarno meeskonnal. Indias oli neil oma mees Subhas Chandra Bose, kes küll Indiasse päris välja ei jõudnud, aga ikkagi Aung San firmas kõikidel kuulutada ennast iseseisvaks. See oli tõesti paar päeva ennem, kui Jaapan kapituleerus. Ja see oli teadlik, et see koloniaalvõim tuleks juba tagasi iseseisvasse kohta, iseseisvale maale. Et vähemalt formaaljuriidiliselt oleks iseseisev koht. Ja sealt algas see tegelik probleem ja tegelik võitlus. Nii Indoneesias kui Vietnamis. Aga lõpuks on ikkagi kogu selles Ho Chi Minhi tegevuses, mis algas kahe sõja vahel ja tegelikult hoopiski Hongkongis,
välisvietnamlaste kogukonnas ikkagi süüdi Kominterni kool Moskvas. Et tegu oli Ho Chi Minh ju lahkus laevaga Vietnamist, töötas kokana, ettekandjana, meesteenrina Bostonis, New Yorgis ja igal pool mujal, sattus Pariisi, valiti Nõukogude agentide poolt välja, Hiina kaupmeheks riietatuna viidi salaja Moskvasse. Seal 1922. aastal ja 24. aastani sai ta seal õpet, kuidas olla korralik kommunist ja siis saadeti alles Hiina kaudu nagu sinna oma põhitegevusalale. Et see oli ikkagi nagu väga selgelt nagu Nõukogude initseeritud tegevus. Aga kui sa nüüd küsid selle sõja reaalsuse kohta, kui me räägime nagu sõja nagu sellest päris Vietnami sõja, see, mida meie nimetame Vietnami sõja, teise Indohiina reaalsuse vastu, siis see oli jah võigas. Ja nad ise ka ei saanud aru, kes kelle vastu võitleb. Sest Vietcong, kui sissirühmitus, põrandaalune, seal hiljem selgus, et seal oli kõik need, keda sa ei arvanud, et võitlevad siis ameeriklaste kohalolu vastu, tegelikult võitlesid kohalolu vastu. Ka ebaloogilised üksused, prostituudid näiteks, andsid neile informatsiooni. Kõik katoliku nunnad. Üks küsida, et mida? Aga näed, just täpselt nii oligi. Tänavalapsed panid pomme. Sõditi oma inimeste vastu ka. Vietnamlaste seas oli hulk grupeeringuid, kes päriselt tahtsidki, et ameeriklased jääksid ja oleksid. Eriti siis need veidrad Vietnami religioonid, Cao Tai ja Hoa Hao ja nii edasi, kellel on, nimed kõlavad meile veidralt, aga tänapäeval on Vietnamis neil seal 2, 3, 4 miljonit järgijat, eks ole. Lõuna-Vietnamis on päris palju selliseid uususundeid veidraid, mis segavad kokku. Cao Tais ma võin nii palju segadust külvata, et seal on põhimõtteliselt 2 jumalat. Üks on see päris jumal ja teine on Buda, aga peaingliteks on Victor Hugo ja Jeanne d'Arc. Ja siis veel mõned vietnamlased. Kujutate ette, nendel olid oma sõjaväed. Need toetasid jällegi mingisugustes piirkondades ameeriklaste tegevust, sest neil oli niimoodi huvitav. Siis oli Lõuna-Vietnamis sees Sitsiilia maffia, kes omas panku, hotelli ja nii, nendel olid hoopis mingisugused oma huvi. Et see tegelikult ei olnud siis väga puhtakujuline sõda ameeriklaste vastu, vaid see oli sõda kõikide vastu. Et see kogu see Lõuna-Vietnam oli ikkagi nagu lapitekk väga pikka aega. Aga kõik see lähtus ikkagi sellest, et kuskil härra Henry Kissinger oli välja mõelnud sellise suurepärase asja nagu doominoteooria, et kui üks liik langeb kommunismi rüpped, siis teised hakkavad ka langema ja Indohiina just nagu tõestas seda, eks ole, 75. aastal Põhja-Vietnam, siis kui ameeriklased olid juba lahkunud 1,5 aastat ja ameeriklasi enam kohal ei olnud, vallutas ära Lõuna-Vietnami, 2 nädalat hiljem langes Phnom Penh Puna-Khmeride kätte ja Pathet Lao võttis peaaegu samal hetkel üle Laose. Et ta oligi nagu langesidki toomida. Kas see nüüd nagu sellepärast tõene teooria on väga keeruline öelda. Ja seetõttu siis kõik see, mis Nixoni ajal pommitati mitte ainult Kambodža ja Laose territooriumid, kus läks läbi see Ho Chi Minhi rada, vaid pommitati reaalselt ka Hanoid. 6 aastat järjest igal teisel päeval pommitati Hanoid. Et see oli nagu selline massiivne tavaelanike tappine. Arvatakse, et tänapäeval ei ole päris täpselt kokku suudetud lugeda, aga vähemalt 1,5 miljonit. Nendes 3 riigis korraga siis. Rääkimata lennukitelt puistatud maamiine, mis endiselt tapavad inimesi Kambodžas, Laoses, Vietnamis. Olen ise näinud neid inimesi, kellel on käsi jalg ära levitud. Ho Chi Minhi raja hävitamiseks puistatud pestitsiid. Agent Orange on kõige kuulsam neist, mis endiselt tekitavad, inimesed sünnivad ilma silmadeta, käteta, jalgadeta. Nagu endiselt. Ka nende, kes on kunagi elanud selles piirkonnas, mis on mürgitatud, siis selle taime
noh, taimede hävitamiseks, džungli hävitamiseks mõeldud pestitsiidiga. Et see oli jah, väga selline võigas sõda, aga mul on tunne, et ameeriklased ise ka ei saanud aru täpselt, kelle vastu nad võitlevad. Nemad võitlesid selle nähtamatu abstraktse kommunismi vastu. Punaste vastu. Ja need punased tegelikult sundisid ka väga paljusid tavalisi vietnamlasi nagu valima poolt ja karistasid neid üsna rängalt, kui nad ei toetanud nende tegevust. Mis on võib-olla nagu fantastiline selle Vietnami sõja puhul on see, et kõrgtehnoloogiline Ameerika oma helikopterite ja põhimõtteliselt lõputute ressurssidega sai lüüa meestelt ja naistelt, kes käisid nendest samadest lennukiromudest ja tankiromudest ehitatud sandaalidega, eks ole, nendest kummidest, rehvidest, valasid ümber nende metalli ja kasutasid seda uuesti, tegid ameeriklastele lõkse, mis olid primitiivsed ja mida nad kasutasid viimati ka mongolite vastu. Et need ajalugu kordus uuesti. Ja samas jällegi on alati fantastiline see ameeriklaste suutmatus õppida. Et ameeriklaste soov minna Afganistani, kus juba Aleksander Suurel oli raskusi ja kõikidel järgnevatel, või ameeriklaste soov minna Vietnami, kus mongolid üritasid, ma rõhutan, nagu põhimõtteliselt kõikjalt murdsid läbi. Üritasid 3 korda Vietnami vallutada ja ebaõnnestusid. Et sellest tuleks nagu midagi nagu õppida. Sellest patust on ameeriklased vabad muidugi. Et nüüd nad on järjekordselt läinud kohtadesse, kus nad tegelikult võidelda ei oska. Aga selles raamatus Kim Tui räägib väga lühidalt, väga väheste sõnadega nendest õudustest, mida vietnamlastega tol ajal tehti. Meenutab mulle Alessandro Baricot mingil määral, need sõjakirjeldused, mis tal siin raamatus on, kus ta ütleb 6 sõnaga. Ja seda seedida on väga kaua. Et siin selle küla nimi läheb alati meelde. Mai Lai oli see küla, mille ameeriklased tühjaks tapsid, eks. Ja väga palju muid, aga ameeriklased ei ole ainult väga pahad. See oli väga tore ja väga filmilik ja kui me Vietnami sõda oleme filmides näinud korduvalt, alates Rambosid, ma ei tea, mitu filmi seal tehti ja sealt edasi. Et see Baby Lifter ehk siis nende laste äraviimine Ameerika helikopteritega, et see oli kuidagi ootamatu. No jah, nii ja naa, eks ameeriklased samamoodi nagu Afganistanis meil siin hiljuti viisid oma kaastöölised ära. Et eks nad ju teadsid, mis saatus neid ootab, neid, kes on nendega kaastööd teinud. Põhimõtteliselt need saadetigi Vietnamis öeldakse selle kohta ümberõppelaager. Et enamus neist töötas riisipõllul või siis demineeris neid samu lennukitelt visatud maamiine, mis tegelikult ei olnud maa sees, vaid olid siis meetri kõrguses vihmametsas ja paljud uppusid seal seetõttu ka. Et seetõttu väga paljud otsustasid põgeneda. Aga tegelikult, kui me räägime sellest, siis võtame põgenike arvu kokku, et ameeriklased viisid ära kuskil 1,4 miljonit, paadipõgenikke oli umbes 2,5 miljonit, siis tegelikult Vietnami jäi maha umbes 5-6 miljonit Ameerika sõdurite ja vietnamlannade järeltulijad. Et tegelikult umbes teine pool jäi maha, kõiki sugugi ei veetud ära. Ma korra ütlen ka vahel, et see sama Baby Lift tegelikult, millest siis Kim Tui räägib, et ütleme, see oli ka ilmselgelt ikkagi Ameerika propaganda ettevõtmine sellepärast, et eks see sõda ei oleks neil käest ära ja neil oli ka raske omaenda kodanikele seda üldse kuidagi põhjendada ja siis kuidagi, et selline humanitaarne akt, et me nüüd toome need orvud sealt ära ja et Ameerika siiski on hea ja see oli vist nagu meeleheitlik katse. The greatest weapon working against us in Vietnam War is Americans. Nixoni tsitaat. Ise ka tunnistas seda, et mitte vietnamlased ei saanud neist lõbu veel Ameerika protesti. No jaa, aga see on huvitav tõesti, kui nüüd
Marti juttu kuulata ja et noh, et see raamat on ikka nagu nii mitmekihiline ja et kui palju ta tegelikult ütleb ja kui palju ta jätab ütlemata, et noh, see ongi nüüd tõesti, et mida lugeja ise teab, et ta suudab kõik need kihid sinna nagu alla lugeda. Aga noh, ja vaata, sa just ütlesid, et ameeriklased tegid head ka, vot see ongi minu meelest üks Kim Tui selline oskus näidata, et ikkagi midagi head on ka ja kuidagi just ikkagi välja tuua inimeses see pool, mis on hea ja mis suudab armastada. Ja noh, minu meelest võib-olla selle raamatu kõige nagu ta tekitab hästi tugeva emotsiooni just sellepärast, et kuidagi selle mõnes mõttes tõesti selle õuduse taustal, mis siin all olemas on ja mis siin nagu põgusalt on ka tekstis olemas, et selle peale ta ikkagi ehitab sellise ilusa humaanse vaate inimesele ja inimsuhetele, et justkui see ikkagi veel on võimalik pärast kõike seda. Ja siin selles Emmi raamatu kõige esimesed read on, esimene lause on sõda iba jälle ja see lõik lõpeb selles nende ühises ürituses ilmneb, et inimene võib olla korraga tugev, nõder, alatu, aus, suuremeelne, saamatu, siiras, süütu, julge. Kõik need sõnad on olemas, eks, ja armastus ja lahkus ka, et see on see alati seal sõjas olemas ja kas ta alati pääseb võidule? Ei pääse. Ja see on ka siis, ma arvan, alati see valiku küsimus, et mida me näeme, mida me välja toome, mida me võimendame. Ja näiteks Kim Tui on ise öelnud, et selle raamatu kirjutamise mõtte ta sai tegelikult ühest fotost, mis oligi siis just sellel ajal Ameerika pressis, kui tema juba elas küll Kanadas, et kuidagi seal see levis, aga see oli siis ikkagi sealt nendest 70ndatest aastatest, mis oli ka nagu nii-öelda natuke siuke propagandafoto, et kuidas need tänavalapsed olid seal ja siis kuidas jutt käis sinna juurde, et siis ameeriklased justkui neid sealt tänavalt ära pääsid, aga et seal foto peal oli siis tõepoolest nii nagu siin raamatuski ja nagu siin ka raamatu kaane peal on näha see kast, et oli üks pappkast, kus sees oli üks väikene tüdruk, ikka täitsa nagu beebi veel ja siis üks natukene suurem poiss ja oli näha, et nad on tänavalapsed ja kõik see tegelikkus oli seal nende ümber, aga kuidagi see, et nad niimoodi kokku hoidsid, et see oli nagu näha, et see suurem poiss hoolitseb ja selle väiksema eest ja kaitseb teda. Ja kuidagi selle foto põhjal siis hakkas temal nagu see fantaasia käima, et näed selles hirmsas selles olukorras, kogu selle tegevuse, sõjategevuse taustal on ikkagi need kaks last seal tänaval ja nad kuidagi aitavad üksteist niimoodi, et nad aitavad üksteisel ellu jääda. Ja siis ta otsis üles, oli täiesti võimalik üles leida selle tüdruku, et mis sellest tüdrukust pärast sai, sellepärast et ameeriklased olid ta lapsendanud, aga poisi kohta ta ühtegi jälgi ei leidnud. Nii et see poisilugu siin raamatus on siis tema enda välja mõeldud. Aga et kuidas need minu meelest ka väga olu, et kuidas need tema lood siin niimoodi hargnevad ja põimuvad ja need tegelased saavad kokku näiteks aastaid hiljem omavahel, nad mõnikord ei tea, et nad on juba varem kohtunud, mõnikord teavad. Ja kuidagi, et see, mis on näha ka selles kaanekujunduses, et kuidagi need sellised lõimed, mis niimoodi kuidagi keerduvad ja natuke saatuse tuules rõljuvad, aga siis ikkagi kokku põimuvad, et kuidagi see on minu meelest ka see, kuidas Kim Tui elu vaatab. Suurem osa nendest tegelastest ongi veel lapsed, eks, kes sealt mingil moel pagema saavad kas Kanadasse või siis Ameerikasse. Üks teema siin raamatus ja kuna ma ei olnud kunagi selle pealt mõelnud, siis seda raamatut esimest korda lugedes, siis olid need maniküürisalongid ehk vietnamlannad, kes asutasid igal pool, kuhu nad siis pärast seda põgenemist ennast siis kuhugi juurida üritasid, et peamiselt hakkasid tööle siis nendes küünevärvilise salongidest. Räägi sellest ka, kui palju sa sellest tead või kui oluline see tegelikult välisvietnamlastel on. Sest ütleme, kultuurina nad on ikkagi isegi Eestis. Soovitan kõigil Tatari tänaval restoran Po, kus te saate väga õiget Vietnami suppi.
minge käige sealt läbi, aga et igale poole iga rahvakild võtab endaga midagi kaasa, eks. aga see küüne värvimise asi, see oli nüüd selline, mida nad Vietnamis kaasa ei võtnud, aga õppisid teel vabadusse. Nad jah, kohanesid, vaatasid, et mille järele nagu nõudlust on. Aga see supiga on tõesti tore, see Poo supi kohta on ka siin terve peatükk, seal on enne kui sinna Tatari tänavale minna, siis tasub võib-olla lugeda, et mis sinna supi sisse kõik pannakse ja kui kaua seda seal katlas keedetakse, et ta saaks just täpselt see õige. Ja no küllap need maniküürisalongid on ka, ma arvan, ajalooline tõde, ma ei tea, võib-olla sina tead sellest midagi, mina isegi seda nagu rohkem ei uurinud, aga see omakorda see teema ju jällegi läheb üle teiseks teemaks, mis on siis jälle traagilise tooniga, sellepärast et sageli need kosmeetikavahendid tekitasid vähki. Nii et paljud nendest maniküürisalongi pidajatest jällegi pidid siis vähiga võitlema. Nii et see on tõesti üks selline lõputu eluspiraal, mis siin keerleb selles raamatus ja et see on ühtaegu ilus ja kurb ja naljakas. See on tore raamat. Aga see raamat, ma ei tea, kas ta nüüd õnnelikult lõpeb, aga see raamat lõpeb sellega, kui 30. aprillil 75 siis rahu sõlmitakse. Me andsime selle raamatu välja umbes nädal aega enne selle rahu sõlmimise 50. aastapäeva ja endale väga suureks üllatuseks põrkasime vastu ükskõiksuse seina. Eestis mitte ükski ajakirjandusväljaanne ei suvatsenud, tahtnud ega viitsinud sellele tähelepanu pöörata, aga selle päris lõpp see ei ole, aga siin üks peatükk suurte tähtedega kirjutatud Vietnam 30. aprill 75 ja ta ütleb, et nad pidid jälle kokku minema, aga olid üksteise peal vihased. Kas see viha seal Vietnamis on alles? Kas nad endiselt peavad ennast ikkagi Põhja- ja Lõuna-Vietnamiks või on see S nüüd ikkagi jälle terveks saanud? Vastan sulle sellise kirjeldusega, et kui sa lähed näiteks Hanoisse, mis on põhjas, siis on lipud, punalipud, jah, punane lipp, viisnurk on seal peal suurelt, siis need on riigiasutustel, tavamajadel ja kui on kortermaja, siis tavaliselt on igal kortermaja rõdul ka eraldi lipp, mõistate? Kortermaja, suur, kõikidel on lipud veel. Te olete Saigooni, nemad nimetavad seda ka endiselt Saigooniks, kuigi ametlikult on see Ho Chi Minh City, aga kõik ütlevad Saigoon. Isegi kui te lendate sinna, siis see koti peale pandav kood on SGN, ehk siis ta on endiselt Saigoon. Ja Vietnamis keegi ei kasuta seda Ho Chi Minh Cityt, kuigi see on ametlik nimi juba, nüüd siis üle 50 aasta. Siis seal te leiate punalippu ainult ühest kohast. Raekoja. See vist vastab nagu sinu küsimusele, kuidas need riigist huvitatud on. Või näiteks teine võrdlus. Et kui sa Hanois tahad käia restoranis ja õhtul väljas, et sa pead arvestama, et kell 9 pannakse asjad kinni, võib-olla kell 10. Kui sa väga hoolikalt otsid, siis sa leiad mõne sellise põrandaaluse garaažibaari, mis on kella 12-ni lahti. Saigoonis paned sa siidiülikonna selga alles kell 11 ja lähed siis uksest välja, sest siis alles pidu algab. Aga pidu koos kõikide nende asjadega, mida Hanois on väga raske leida. Narkootikum, maffia, prostituut. Et need on kaks poolt, need Vietnami kaks poolt. Et Põhja- ja Lõuna-Vietnam on täiesti erinev. Et mingisuguses võib-olla väikeses maakohas ei paista see nii hästi välja, aga nendes kahes linnas ja Saigoon on suurem tegelikult. On see väga selgelt näha. Hanoi on selline madaltihe, kus endiselt põljub selline diisli aur ja Saigoon on selline pilvelõhkujates klaas, metall, kus ehitatakse riigi esimene metroo sai valmis 2024. aasta 1. detsembril. Jaapanlaste ehitatud. Ja sealtpoolt ehitatakse ka kiirrongi Hanoisse. Rõhutan, sealtpoolt alustati ehitust. Saigoonist Hanoisse. Mitte Hanoist kuhugi mujale, eks ole.
mis oleks võib-olla nagu loogilisem, et pealinnast kuhugi mujale. Et need on väga, väga erinevad Vietnamid siiski. aga neid see ei marjanda vist, nad ei ole nagu kägistama hakanud seda Lõuna-Vietnami. Vaata samamoodi nagu Hiinaski, eks ole, et sisult ka kommunistlik ja vormilt või tähendab vormilt kommunistlik ja sisult kapitalistlik, et Vietnamis toimib see täpselt samamoodi. Et seni, kuni sa nagu riigi sellesse ideoloogiasse ei puutu, kuigi muuseas Vietnam on huvitav kommunistlik riik, seal on teised parteid ka lubatud. Aga seni, kuni nad on kommunismi kursil, nii on põhiseadus õigel teel, jah. Et seal on tegelikult olemas ka tegelikult teine partei siis selles rahvuskogus ja seal on ka iseseisvad kandidaadid erinevalt paljudest teistest. Aga äri võid sa ajada ükskõik millist. Samas jälle, eks ole, kui sa nagu liiga kapitalistlikuks muutud, Vietnami näited on sellised, et kui läänemaailmas keegi ajab oma ärid pankrotti, siis ta läheb pankrotti, eks ole. Mis siis ikka. Aga Vietnamis kistakse sellised viimati üks naisterahvas, kes 15 miljardit midagi USA dollari eest lasi põhja panku ja kõike muid ja anti kohtu alla, öeldi, et kui sa 80% tagasi maksad, siis me ei hukka sind. Naine ei suutnud seda lubadust täita. Et kapitalism, aga teatud piirangutega siiski. Pankrotti minek võiks olla inimõigus, aga... Jah, aga ütlen niimoodi, kommunistlikus riigis siiski see ei ole. Ei ole ilus. Et kui sa nagu mingi panga veel kaasa võtad. Aga nüüd enne, kui me jälle Kimtu juurde tagasi oleme, ma küsin su käest seda, sa oled nüüd Vietnamist, ma saan aru, käinud päris mitmel korral. Et see turistid, ehk see valge inimene avastab seda Vietnami ikkagi praegu altpoolt, ega ta sinna üles vist väga ei trügigi. Ei, vastupidi, tegelikult ma arvan, et ma olen Hanois isegi rohkem olnud. Ja minul on olnud see õnn, et ma olen siis erinevate reiside vahel siis üksinda viibinud just nüüd Hanois nagu selliseid pikemaid perioode, nädal-kaks. Ja mul on olnud seda linna võimalik täiesti avastada, et ma Hanois orienteerun juba ilma kaardi ja kõige muuta. Ma väga lühikese vaatuse järgi võin arvata, et sa ei ole ka normaalne turist, eks ole. Et kui see turist läheb ikkagi lõunasse? No, nii ja naa, tähendab tegelikult ütleme niimoodi, et kultuurilises mõttes on Hanois rohkem vaadata. Või nagu kultuurist räägime, nagu päris sellist Vietnami kultuurist. Aga Saigon on selles mõttes toredam, või lõuna on selles mõttes toredam, et troopika, eks ole, seal on alati soe, seal erinevalt Põhja-Vietnamist, mis on subtroopika, kus on ikkagi nagu aastaegade vaheldumine ka olemas. Et lõunas on jah, kui sa tahad näha, kuidas elavad venelased nagu möllavad ja terve linna üle võtnud, siis Muinee on Lõuna-Vietnamis on selline linn. Ja samas, kui sa ei taha, siis hoia sellest kohast eemal, eks ole. Ja ma arvan, et eestlased vist ei hoiaksid eemal sellest kohast. Olgi seda hoiatud. Aga Triinu, kuidas oli tõlkida kahte väga lühikeste peatükkidega, aga väga rasket raamatut? Et kaua sul aega läks, millal see Ruu ilmuski? Ma tean, et ammu, aga 2014. 14 peal, jah. No peab ütlema, et ma kohe ei alustanud pärast Ruu lõpetamist. Ja tegelikult ju alles ilmuski originaal M 2020. Aga siis ma lugesin seda küll üsna värskelt ilmununa ja kohe nagu tundsin, et seda ma väga tahaks tõlkida. Aga siis olid kuidagi teised asjad ees, siis kirjastaja leidmine võttis tükk aega. Ja siis lõpuks oligi ka ju argument see, et ta ilmub just nimelt selle sõja lõpetamise 50. aastapäevaks. Aga no mingisugused aastad ma ikka veetsin tõesti selle tõlkeseltsis, et vahepeal tegin ja siis panin kõrvale, sest et korra vist juba mainisin ka, et just see omamoodi, et see nappus ja fragmentaarsus, et see muidugi tõlkimist nagu lihtsamaks ei tee, huvitavamaks teeb kindlasti. Aga et kuidagi ikkagi ära tabada selle, et mis sealt nüüd nagu vahele jääb, et ta on väga sükene kokkuvõtlik. Ja noh,
kõik, kes on tõlkinud, teavad, et tegelikult tõlkija ju alati valib neid sõnu, et valik on väga suur ja Kim Tui puhul kindlasti tuleb ka arvestada kuidagi seda kõlalist asja, et ta kuidagi kõlaks. Sest et tema ise ka, mul on vahel selline tunne, et ta nagu natukene nagu mängib selle prantsuse keelega, kuna see on tal ka õpitud keel. Ja siis ta nagu ka natukene nagu lõbutseb, et ta nagu valibki minu meelest sõnu, mis kuidagi nagu kõlaliselt just lähevad nagu toredasti kokku. Ja just ka näiteks kujundi loomisel ta ise ütleb, et see ongi nagu vietnami keeles pigem traditsiooniks. Et ta kuidagi lähtub mingisugusest nendest võtetest, vietnami keelt ei oska, ütleme, no on küll teistmoodi, et ikkagi see tekstikude on teistsugune kui nendel prantslastel, kellel on prantsuse keel emakeel. Aga no see on jälle ju see tõlkimise mõnu ka, neid sõnu niimoodi nagu maitseprooviks kokku panna ja siis vaadata, et ikka need nagu ei klapi, no see on nagu see poosupi tegemine umbes, et noh, et need komponendid seal kõik kuidagi saaksid siis täpselt. Ruustist lugesin seda, et poosuppi vietnamlased kodus Vietnamis kunagi kodus ei tee, vaid käivad seda söömas kuskil mujal, aga emigreerunud vietnamlased proovivad seda alati vähemalt korra ära teha, aga seal pidi olema üks selline nipp, et hea poosupp hakkab tulema alles siis, kui sa oled 3 aastat ühes potis puljongit keetnud ja seda vist seal kodudes siis ei ole. Aitäh Mart ja aitäh Triinu. Kas on publikul küsimusi? Peab kuidagi selle hea Kanada veiniga natukene surgutama publikut ja siis võib-olla jätkub jutt äkki seal laua ümber. Ja, meil on nüüd aega kuni poe sulgemised. Oi, ja palun. Triinu, kus sa tead, kas Kim Tui on vahepeal veel midagi kirjutamas, juba avaldanud? Mis teeb Kim Tui? Võt pärast Emmi ei olegi tal ühtegi romaani ilmunud. Ta ikka ise nimetab neid kõiki romaanideks. Aga on üks näidend, ta kirjutas oma näidendi, see on ühe teatri tellimuse peale ja seda mängitakse, ma arvan, veel praegu. See esietendus oli eelmisel aastal ja see räägib ikkagi ka siis, ütleme, pagulastest, nende elust, nende võimalustest, aga nüüd esimest korda intervjuusid vaadates ma nägin sellist kurva näoga Kim Tuid, et kuidagi ta üldse hakkas seda näidendit kirjutama ka sellepärast, et tal on mure sellepärast, mis toimub nagu pagulastega maailmas praegu ja ma ei tea, mis seal Kanadas olukord on, aga ta ütleb, et seal on midagi väga muutunud ja et see õhkkond ei ole enam selline nii soe ja nii hooliv, nagu oli siis, kui tema tuli, et kuidagi seal on nüüd siis mingisugune selline murekoht. Ei tea, mis Kanadaga juhtub, tal on nii hirmus naaber, et seal võib juhtuda igasuguseid asju, aga seal tuleb tõenäoliselt tõesti, nagu härra saadik ütles, et võib-olla nüüd põgenikke tuleb nüüd hoopis teistest kultuuridest ja tähelepanu pööratakse kuskile mujale. Marti, on sul veel mõni? Sa räägid selle hirmsa naabri, ma mõtlesin Gröönimaad, eks ole. Või see, mis jääb veel sinna Kanada ja Venemaa vahele, eks. Et need hirmsad naabrid võib igal pool olla, eriti siis, kui silmad kinni paned, kui imedaks läheb. Aga Marti, kas sul on siia lõppu midagi ütelda? Midagi ilusat nendest raamatutest, mis ei oleks seotud ainult sõjaga? No väga keeruline, aga tegelikult sõjal on see teine pool ka olemas. See on see, kui sõda lõpeb ära. Et Vietnami rahvas on olnud kummalisel kombel selle sõja suhtes hästi resistantne. Hoolimata miljonitest tapetutest sõja ajal iive ei langenud, vaid kasvas. Et need ilmselt surmalise eksil on mingisugune omavaheline seos, aga ühiskond tahab ennast niimoodi taastoota. Et vietnamlased on sellest sõjast üle saanud. Mul on hoopis tunne, et ameeriklased ei ole sellest sõjast üle saanud. Ja sellest, et nad ikkagi hoolimata
võitlustest nagu kaotasid. aga nad muidugi ei õpi ka sellest. ei, nagu ma ütlesin, sellest patust on nad vabad, aga vihased on ameeriklased Vietnami peale endiselt, jah, ma olen seda ise kogenud, ma olin Ameerikas ühe grupiga, kus oli Vietnamist üks mees. ja seda oli nagu tunda, missugune mõnikord, missugune jääkiht ameeriklastele nägudele tekkis. aga muidugi, mis on kummaline, on see, et kahes riigis, mis on ameeriklastega nii rängas sõjas olnud, Jaapan ja Vietnam, et olles neis mõlemas käinud, kust lähevad enamus vietnamlasi ja jaapanlased õppima Ameerika Ühendriikidesse. Kui miskisugune riik on nende unistus, siis mis riik see on? Ameerika Ühendriigid. et see on nagu kummaline, et Ameerika Ühendriigid viskab sulle 2 tuumapommi, Jaapanit mõtlen siis, või peab sulle sellist ränka sõda, aga sa endiselt nagu mõnes mõttes idealiseerid selle riigi tooteid, selle riigi kaupu, selle riigi kultuuri. Sa tahad endiselt minna selle ülikoolidesse õppima, et see on minu jaoks nagu, see on ilmselt midagi, mis on sellise Aasia psüühikas, millest ma veel päris täpselt ei ole aru saanud. kardan, et ei ole Aasiasse, see Ameerika monopoliseerinud 2 sellist mõistet, mis tegelikult panevad väga paljud asjad liikuma, see on vabadus ja edu. ja seda Ameerika oskab väga hästi müüa ja seda kõike me tahame ka saada. et selles mõttes ma arvan, et ameeriklased on midagi teinud väga õigesti. ma loodan, et see selle 4 aasta, nüüd 3 aastat on jäänud, midagi väga valesti ei lähe. aga ma kardan, et nüüd need üliõpilased sealt Jaapanist ja eriti Vietnamist, kui nad nüüd üritavad sinna kuskile Ameerika ülikooli minna, siis see elu nendel 3 aastal vähemalt on päris kurb. aga vaata, siin on Kanada võimalus. just, jah. Kanada. see on küll ilus lõpp, ma arvan, sellele vestlusele. meil on alati Kanada võimalus. aga külalised, olge head, astuge ligi, puuviljad ja Kanada vein, seda te iga päev ei saa.